põhiline asi, kui rahvas läks tõotatud maale, oli selline issanda hoiatus see, et ei unustataks teda, et ei unustataks issandat, ei unustataks Jumalat. Ja see hoiatus on 5. Moosese raamatus, mis on seaduse kordamine, mitmel korral üle korratud. Aga ma ütlen kohe nagu ette, et see mõte on nagu seotud sellega, et meie, kes me tuleme päästmisele, kes me saame Jumala omadeks, siis on meie elu põhimõtteliselt, võiks ütelda, nagu tõotatud maal. No see on niimoodi, et mõni elab nagu kõrbeelu, aga tegelikult issanda mõte on see, kui sa päästmisele tuled, et sa elad siin, keset seda, ütleme, vaenlaste keskel, võites neid ja elad nagu seda tõotatud maaelu. Aga nüüd on niimoodi, et kui me tuleme sellele päästmisele ja jõuame sellele oma tõotatud maale, ja ütleme, et siis on nagu analoogid siit võtta, aga kõigepealt peatume nagu nende hoiatuste juures, mis on siis antud just Iisraeli rahvale ja see on meile samamoodi nagu eeskujuks. See on 5. Mooses 6. peatükk kõigepealt, kust ma loen. Ja see on siis seaduse kordamine, kui seda 5. Moosese raamatut niimoodi nimetada, ja siin Mooses väga selgelt õpetab. 6:10 sealt algan. Ja kui issand su Jumal viib sind sellele maale, mille ta vandega su vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jakobile on tõotanud sulle anda, suured ja head linnad, mida sa pole ehitanud, ja kõik head kojad täis, mida sa pole täitnud, ja raiutud kaevud, mida sa pole raiunud, viinamäed ja õlipuud, mida sa pole istutanud, ja kui sa oled söönud ja su kõht on saanud täis, siis hoia, et sa ei unusta issandat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Ja ütleme, et ma usun sedasi, et meil igal ühel on see orjuse koda olnud erinev, mõnel on see väga raske orjuse koda olnud, teisel on see võib-olla pisut kergem olnud, aga igatahes patuorjuses ja pimeduses ja saatana meelevallas on rahvas niikuinii ilma Jumalata siin selles maailmas. Ja siis on öeldud, 13 veel loen ka, et karda issandat oma Jumalat, teeni teda ning vannu tema nime juures. Ärge käige teiste rahvaste jumalate järel, kes asuvad teie ümber. Sest issand su Jumal on püha vihaga Jumal sinu keskel, issand su Jumal, et su issanda su Jumala viha ei sütiks põlema su vastu ega hävitaks sind maa pealt. Ja ärge ajage kiusu Jumalaga ja oma Jumalaga nagu temaga massa juurest siis kiusasite, meenutab lihtsalt neid momente, mis olid. Aga loeme järgmise koha veel ka, mul on 3 kohta siin, 5. Mooses 8. peatükk, kus on salmidest 7 kuni 17 võiks lugeda. Sest issand su Jumal viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vetemaale, mis voolavad orgudes ja mägedes. Kallid, kui me saame päästetud, siis Jumal viib meid heale maale. Ta toidab meid, ta viib haljale aasale, ta hoolitseb meie eest, ta viib hingamisveele. Saad sellest aru, et see on see variant, kuhu issand su viib. Aga kui sa ei lase viia, siis sa seda ei saa. Aga issanda mõte on see igal juhul, ta on hea karjane ja ta hoolitseb sinu eest, et see täpselt nii sinuga nii on. Ja kust see salm mul siis oli 7. ja 8. nüüd? Nisu ja odra, viinapuude, viljapuude, granaatõunapuude, õlipuude ja meemaale. Vaata, kõik need head asjad saavad osaks ja näe neid ka nagu vaimulikus mõttes, kuidas Jumal sind toidab kõige sellega. Maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedes sa saad raiuda vaske. Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida issandat oma Jumalat ja maa pärast, mille ta sulle andis. Ma tuleb meelde sedasi, kui veel siin oli niimoodi, et kantsel oli meie koguduses oli keskel sellel ajal, kui minu isa selle siia tegi, mina tõin ta natukese siia kõrvale ja tegime siia altari koha, aga muidu oli kantsel oli keskel. Ja ma mäletan, ükskord oli koguduses koristamine ja siis oli niimoodi, et vanad trükimasinaga trükitud paberid olid seal, need osad olid hästi õhukesed, ma ei oskagi neid nimetada, mis paberitüüp see oli, niisugused hästi õhukesed, et läbi kopeeri sai neid kergesti lüüa siis mitu eksemplari ja need oli üks niisugune posa oli siin kantsli sees. Ja ma mäletan üks õde, kes seda kantslit seest koristas, ütles, et siin on vaimuvara, siin on vaimuvara. Mina mõtlesin, mis posa siin kantslis, siin on see vaimuvara. Aga teate, vaata see oli see tegelikult see õnnistus, need
ilmutused, need sõnumid ja asjad, mis olid sellel hetkel, olid kallid ja olid arusaadavad ja mul oli nii tore nagu näha sedasi, et kuidas tema seda nagu hindas. See oli see nisu ja oder ja kõik need asjad ja need õlid ja meed, mida ta tegelikult, millest ta siis rõõmu tundis. Ja nüüd on niimoodi, et kui kõht saab täis, siis kiidad issandat oma Jumalat ja maa pärast, mille ta sulle andis. Ja 11 salm. Hoia, et sa ei unusta issandat oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud ja seadused ja määrused, mis ma täna sulle annan. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis ja sa ehitad ilusad kojad ja elad neis ja kui su veised ja lambad ja kitsed sigivad ja su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab, et su süda siis ei läheks suureliseks ja et sa ei unusta issandat oma Jumalat, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast, kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle voolata siis vett ränikivi kaljust ja söötis mannaga ja nõnda see läheb edasi. Ja seejuures, kallid, hoiatus on selle koha pealt. Ja reeglina on see nii, kui me päästetud saame, elus toimuvad head muutused ja siis juhtubki sedasi, et inimesed tegelikult sageli kipuvad unustama tegelikult issandat. Ja sellepärast on see nii, et see on analoog, see korduvalt ja korduvalt juhtub tegelikult meiega, eks me jookseme siis issanda juurde tagasi. Kui meil juhtub jälle mingisugused hädasid, kui meil on mingisugune puudus käes või tervisega on häda või hinges on häda või vaata, siis on nagu kähku vaja issanda juurde, aga kui on hästi, siis on ju hästi. Aga issand ütleb sedasi, et kui sul on hästi, siis sa tuled siia ja sa kiidad Jumalat. Lihtsalt sellepärast, et ongi, tegelikult on hästi. No nüüd siis viimane koht ka, loeme siit 5. Mooses 11, need on kõik järjest üsna siin 5. Moosese raamatus ja salmid 11-16 olen siin märkinud. Vaid maa, kuhu te lähete, et seda pärida, on mägine ja orune maa, mis joob vett taevavihmast, maa, mille eest hoolitseb issand su Jumal, millel alaliselt aasta algusest aasta lõpuni viivuvad issanda siis silmad, issanda su Jumala silmad. Ja kui te tõesti kuulete mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda, et te armastate issandat oma Jumalat ja teenite teda kõigest südamest ja kõigest hingest, siis mina annan teie maale vihma õigel ajal, varajase hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli, ja ma annan sinu väljal rohtu loomade jaoks, sina ise sööd ja su kõht saab täis. Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada, et ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Kiitus Jumalale, Jumal on hoolitsenud meie maa eest. Jumal on lasknud vihma sadada nii, et ära me uppunud ei ole. Kiitus Jumalale, sest kui paljud kohad on tegelikult siin maailmas ka kas või sellel aastal juba saanud sellist vihma, et lihtsalt uhutakse linnatänavad ja autod ja kõik, mis lähevad, ütleme, et väga kohutavad katastroofid, mis võivad olla ka lihtsalt vihma tõttu. Aga Jumal on hoolitsenud meie eest ja toitnud meid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see kõik on üks suur tegelikult õnnistus. Jeremia raamatu 2. peatüki 32. salm ütleb sellise asja, et mu rahvas on mind unustanud lugematuil päevil. Ja sellepärast see ei ole mitte mingisugune uus asi Jumala jaoks. Ja ma loen siit salmid siis, mis ma loen 2:32 märkisin, jah. Ja siin on öeldud, kas neitsi unustab oma ehte ja pruut oma paelad. Ja sellepärast on see niimoodi, kallid, me oleme tegelikult vaata selles seisu sees, ära unusta oma seisust. Ära unusta seda oma seisust. Aga ütleme, et pruut nagu ei unusta seda, on öeldud sedasi. Aga minu rahvas on unustanud minu loendamatul päevil. Ja sellepärast seda tegelikult ikka ja jälle tegelikult juhtub sedasi, kus inimesed teevad seda viga, et nad lihtsalt unustavad issand oma Jumala, kui kõik on hästi. Galatia kirjas on sedasi, et on öeldud, ärge laske ennast uuesti panna orjaekkesse. Orjapidaja tahab orjaekkesse panna meid jälle ja selles on kindel asi, tema valvab seda, et saaks uuesti need kätte. Aga nüüd loen edasi nüüd seda, kuidas olen kirja pannud siin. Päästmisele tulek on otse kui tõotatud maale jõudmine, ütleme võrdluses nagu vana Iisrael. Kõik vaenlased on võidetud, ebajumalad hävitatud, neetud asjad kõrvaldatud. Ütleme, et kes me oleme oma eludes niimoodi teinud, et viskame kodudest välja neetud asjad, hävitame ebajumalaid, ütleme, et see oli käsk tegelikult, kui nad läksid tõotatud maale, et asi tuleb puhtaks teha. Kõik see, mis on neetud, see tuli hävitada, nendega ei pidanud tegemist tegema.
ja orjusest on tuldud vabadusse, sest Egiptuses oldi orjuses, tõotatud maal oldi vabaduses, no juba kõrbes ei oldud enam orjuses ja no nii ta on, et rahvas jõudis vabadusse. Ja õnnistused on rahvast tabanud ja kallid, ma usun sedasi, et me oleme kogenud sedasi, et kuidas õnnistused tabavad rahvast ja tabavad meid üksikult ka, kui me oleme issand omad. Ja vaata, et sa siis ei unusta issandat oma Jumalat. Ja siin saan nagu selle sõna veel, et Eesti ei unustaks seda. Me saime selle vabaduse, me saime. Ma mäletan sedasi, kuidas olid, iga kirik tegi oma lehtesid. No ütleme, et no nii palju oli tegelikult, mõtle neid lehtesid, mis sellel hetkel tegelikult anti välja, neid ajakirjasid ja lehtesid, see oli nagu selline aeg. No praegusel hetkel on elu kobinud internetti, võiks ütelda, ja on asi nagu teistmoodi see, aga sellel hetkel oli see nagu see väljendus oli selline. Ja sellepärast inimesed tegelikult tulid koguduste juurde, tulid kirikute juurde ja õnnis on see rahvas, kellele issand on Jumal. No seda laulu 33 ma tegelikult täna lugesin selle mõttega juba alguselt. Me oleme tegelikult see õnnis rahvas, kui meil on issandaks Jumal. Ja teate, issandaks on Jumal millisel moel? See on siis, kui Jumal on oma koha peal. Ta on troonil, ta on meie elus esikohal. Vaata, Jumal teist kohta ei võta. Ta on troonil, ta on esikohal ja meil tuleb tulla sinna trooni ette, teda kummardada, teda austada, teda teenida. Siin on vahepeal on see selline, igasugu ütlemised, mis teenimine ja värgid ja räägitakse nende asjadest. Jumala sõna ütleb väga selgelt sedasi, et meil tuleb teda kummardada, meil tuleb teda teenida. Teenimine, mis ta tähendab seda, et me teeme seda, mida issand tahab. See ei ole mitte midagi muud, see on isanda tahe, on sündimas meie eludes, me palume seda, et Jumala tahe sünniks ja Jumal peab olema au sees. See on, ütleme, vältimatu asi, Jumalat tuleb austada, peate mind au sees. Aga tüüpiline käitumine, veel kord ütlen sedasi, kui ollakse õnnistatud, siis saadakse ka tegelikult nagu ise hakkama. Lihtsalt on see selline moment, et ise saadakse hakkama ja issandat ei ole vaja. Järgmine pilt on see, mida sain, oli see, et Laodeekia kogudus. See on nüüd ilmutuse raamatust see viimane kogudus, mille kohta siis issand kirja annab ja teen selle kohaga lahti. Ja see on 3. peatüki 14. salmist hakkab pihta, kus on siin räägitud mõningaid asju. Ma tean su tegusid, ma võtan 15 salm, et sa ei ole külm ega kuum. Oleksid sa ometi külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige, mitte külm ega kuum, sülitan ma su oma suust välja. Ja eks see on see põhiline probleem tegelikult tekibki see, et lihtsalt tekib tegelikult selline leigus. Teatud selline ükskõiksus, leigus, lihtsalt see on kerge tegelikult tulema. Ja me näeme sedasi, et issand ütleb, et 2 varianti on isegi paremad, kas olla külm või olla kuum, aga et see leige, see on kõige halvem tegelikult asi. Ja sellepärast on niimoodi, ma ütlen sedasi, vaata, toitude koha pealt ongi nii. Kas on külmad joogid ja on soojad toidud, aga leigeid ei kiideta. Seda aru. Et võta külmkapist, eks, või võta siis see soe. Üks ma mäletan, et mu üks direktor kunagi töö juures, ta käis ühes sööklas kunagi söömas ja ettekandja tõi suppi, nii et näpp oli supi sees. Ta ütleb sellele, et üle talreku ääre hoides niimoodi kinni, ta ütles, et see supp on külm. Ei ole, mõtlesin, sul on näpp sees, kuidas ta kuum saab olla. Tead, aga kallid, sellepärast on see selline lugu, et Jumal ei taha, et me oleksime leiged, et see näpp seal supi sees saaks olla. Ja sellepärast ole külm või ole kuum. Ja sellepärast issanda soov on tegelikult see. Ja teate, milline pilt on siis selle koha pealt nende leigete kohta veel. Siis on ikka kohutav pilt. Inimene ise mõtleb sedasi, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt, mul ei ole mitte millestki puudust, aga sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu, vaene, pime ja alasti. Kallis Eestimaa, mis sa oled? Ma olen rikas ja mul on kõike küll, tahame 5 rikkam hulka saada. Aga vaata, kui issand vaatab peale, te olete viletsad, te olete armatud, te olete vaesed, te olete pimedad, te isegi nimetate oma viletsust, nimetate rikkuseks, õnnistuseks, te lihtsalt lepite tegelikult sellega, mis on, sellepärast, et lihtsalt võtta, kui ollakse pimeduses, siis saab petta. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt võib olukorda lihtsalt selline, me lihtsalt ei näe. Ma lähen järjekorras, et need pildid mul sassi ei läheks. No nii. On ainult aja küsimus, ütleme, et kui inimesed on õnnistuste hetkel ja jätavad Jumala, on aja küsimus, kui jõutakse viletsusse. Ja
ja siis teatud aja jooksul tegelikult hakatakse mõistma, et ollakse sattunud halba olukorda. Ja nii oli see ka nooremal pojal, seal ütleme, Jeesuse see tähendamissõna Luka 15, kus ta räägib sellest nooremast pojast, kes ütles isale, et anna mulle kõik, mis mulle kuulub, ja läks ära kaugele maale. Ja siit ma loen ka Luka 15, loen salmid 13-14. Luka 15, 13-14 kõigepealt loen. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kokku kõik ja reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta kõik oli ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja sellepärast, kallid, vaata, see on niimoodi, et kas see noorem poeg, ütleme nii, pildi mõttes oli selline, et oli needuseks sellele maale ka, et sellele maale tuli ka nälg kätte. Sellepärast, et vaata, see oli niimoodi, et vaata, kus meie Jumala omadena liigume. Me näeme sedasi, et kui Abraham läks ja valetas seal ja ei rääkinud kõike, et kes ta naine on ja ütleme, varjas neid asju. See tõi tegelikult needust nendesse paikadesse, kus läksid. Kallid leiged, kristlased, sellised Jumalast taganenud, me oleme needuseks tegelikult oma maale, kus me oleme. See puudus tuleb meie pärast. Riigi eelarves on puudus sageli sellepärast, et kristlased on leidlises olukorras. Ja sellepärast me saaksime muuta tegelikult seda maa olukorda. Me lihtsalt tahame vahest kritiseerida, aga puudus tuleb maale, tuleb kätte. No kiitus Jumalale, et see noorem poeg tuli ära sealt sigade juurest ja see maa sai hakata ometi normaalset elu elama. Sest see põhjus läks ära tegelikult, läks Jumala juurde tagasi ja tuli üldse oma koju ära ja jättis selle kauge maa, jättis rahule. Ja sellepärast, kallid, see on tõsine hoiatus tegelikult. Ja ütleme, et aga kui juba puudus on kätte tuldud, siis taibatakse, et mind, Jumalat või isa on jälle vaja. Ilma minuta ei saa te midagi teha. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Johannese evangeeliumi 15. peatüki pilt on viinapuust. Ja see on järgmine pilt, mille sain. Ja võtame selle ka siia täna. 4.5. salm sellest peatükist. Jääge minusse ja mina jään teisse, nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu ja teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Ja minust lahus ei suuda te midagi teha. Ja sellepärast, kallid, vaata, siin on praegusel hetkel, vaata, ma ütlen, et riigid ja rahvad ütlevad praegu oma allikatest lahti. Ütleme, raiutakse torusid läbi, raiutakse elektriliinisid läbi, raiutakse läbi seda, mis on olnud tegelikult õnnistuseks. Need ütleme, et vaata, vahetatakse, võiks ütelda, vahetatakse jumalaid, nii nagu ütleme, piibli sõnadega tegelikult on. Ja ise nagu tuntakse nagu rõõmu ja õnnistust. Jumala sõna ütleb hoopis sedasi parem naaber lähedal, kui seal ütleme, või jah, ja kui see mingisugune seal sõber kuskil või keegi kuskil seal kaugel on. Ja sellepärast, kallid, nii sõnaga me näeme sedasi, et see on praegu katastroofiliselt siin selles maailmas käimas. Ja ma ei ütle mitte midagi muud, see on puhas pimedus tegelikult. Sellepärast, et juhtub nagu see on Jeremiia raamatu 2.11 ja 12, näed, täna lõpun mitu korda seda piiblit, aga olen seda juba öötunnil ise ka teinud ja sellepärast usun, et saan kohe kätte. Jeremiia 2 ja 11 ja 12. Kas on ükski rahvas vahetanud oma jumalaid? Kuigi need ei olegi jumalad, aga minu rahvas on vahetanud oma aulise selle vastu, millest pole abi. Hämmastu sellest taevas ja vabise väga, ütleb issand, sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo. Minu elava või allika nad jätsid maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et me näeme inimeste käitumist praegusel hetkel selles maailmas nii, et raiutakse ennast lahti viinapuust, raiutakse ennast lahti nendest allikatest tegelikult, mis on, nendest asjadest, mis töötavad. Vanasõna ütleb alati ju sedasi, et ära ennem sülitad ja vanasse kaevu kuut ei ole olemas, eks, aga siin on jutt on sellest, et tegelikult tehakse need pragulised kaevud, millest abi ei ole ja inimesed tegelikult satuvad hädasse ja viletsusse. No lihtsalt puudus tuleb selle tõttu kätte ja issand tegelikult tahab meid õnnistada. Ta tahab, et meil oleks osa sellest viinapuumahlast, mis voolab seal viinapuus. Ta tahab, et ütleme, et mahlad tulevad ju üldse alati ju sellest puust, mitte okstest. Rooma 11. peatükis on, ma ei hakka seda lahti tegema, et Rooma 11.17, sa saad osa õige õlipuu mahlakast juurest. Ja sellepärast vaata, me ei tohi lahti raiuda ennast mitte kuskilt. Ja sellepärast on see niimoodi, et see ka, mis Jumala riigis tegelikult toimub, see on järjepidev. See kõik tegelikult, mis on olnud läbi aegade erinevate kirikute ja koguduste kaudu, Jumalal on see lahutamatu. Need uued oksad ja asjad tulevad, aga nad on tegelikult, kõik on omavahel tegelikult seotud. Aga ilma issandata on kuivamine,
ja riigid ja rahvad kuivavad ilma minuta, kuivavad ja närtsivad. ja sellepärast lihtsalt see pilt on siin selles maailmas olemas. me näeme sedasi, et nagu mõeldamatu on praegusel hetkel mõelda sedasi, kuidas terved autotööstused ja värgid tegelikult lihtsalt hävinevad ja kaovad. Need, kes tegid, me sõidame, võiks ütelda, nende autodega veel, mis seal kuskil 2000-tel enne seda tehti, selle õnnistuse peal sõidame praegusel hetkel. aga nüüd nagu pead teadma sedasi, et see, mis nagu oli, et see muutub nagu põhimõtteliselt muutub olematuks. aga seda selle tõttu, et lihtsalt on otsustatud, et me oleme hakanud kuidagi teistmoodi praegusel hetkel elama. ja nii ta on, et see on nagu allikatest lahti rebimine. aga see on ainult tegelikult aja küsimus, kus nagu taibatakse. no Texases oli vahepeal oli selline, ütleme, et Ameerika üks osariik, eks, kus seal oli korraks külm talv, oli tuulevaikus, tuli lumi, päikesepaneelid olid lund täis ja kui tuult ei olnud, oli niisugune külm hetk, siis need tiivikud ka ei käinud ja elektripuudus oli käes, inimestel torud lõhkesid majades ja oligi elu korras. oligi selle peale ehitatud asi, lihtsalt oligi nii. lihtsalt üks ilmamuutus ja inimestel, milline häda on käes. aga see päike ja tuul, kelle tarvitada ja kasutada see on, ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna näete, räägime neid tõsiseid mõtteid, et ei tasu ennast allikatest lahti rebida. ja jumala sõna räägib ka sellest, et see, mis tuleb tegelikult maa seest, kaevandust, no loe Hiiopi raamatut, kuidas seal kaevandust muravad need rahvad seal maa sees ka, need on kõik tegelikult on oma koha peal. aga kaevandused on, näed, ka siin Eestimaalgi on puhkuma pandud. Nonii, kui mind ei ole, siis juhtub üks selline asi, vaata, see on üks kirjakoht, mida me oleme vähe lugenud. ja see on nüüd järgmine koht, mille juurde lähen. ja see on Mattiuse evangeeliumi 24. peatükk. Mattiuse 24 räägib, ütleme, nagu nendest lõpuaja sündmustest, nii nagu me armastame ütelda, aga eks need on need sündmused, mille keskel meie ka praegusel hetkel juba elame. ja nüüd seal 24. peatükist me oleme vähem lugenud, ütleme, et siin enne igasuguseid lugusid loeme, aga see peatüki nagu lõpuosa täna loeme seda. ja 45. salmist kuni 51. salmini. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile andma parajal ajal elatist andma? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. aga kui see sulane on halb ja ütleks endamisi, mu isand viibib, ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiutab pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsetega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. vaata, see on lõpuaja sündmuste kohta on kirjutatud sedasi. et vaata, võib juhtuda niimoodi, et vaata, see issand ootamine läheb, kuidas läheb, elatakse justkui nagu õnnistatult, ütleme, nii kui ma rääkisin, et oleme nagu sellesse jumala õnnistustesse saanud, vaata, need Euroopad ja kohad ja kõik on niimoodi ja Ameerikad ja ütleme, et on saanud tegelikult ütleme, õnnistustesse ja sellepärast on see nii, et ütleme, et aga see taandub, praegusel hetkel on niimoodi, kirikuid pannakse kinni teistele uskondadele või muudeks otstarveteks asjaks, need lähevad, need hooned paljudes Euroopa maades ja kohtades ja ma lugesin lihtsalt, et Ameerikas näiteks, et sellel aastal, et läheb kuskil 15 000 kogudust läheb kinni. et niimoodi. See on väike arv tegelikult Ameerika jaoks, neid on tohutult palju seal, meile tundub see selline, et et see on kohutav arv, seal on nii palju tegelikult neid, seal on ühel tänaval, kui palju neid on koos ja sellepärast ei ole, see arv ei ole veel nagu võiks ütelda nii suur. ja ütleme, põhjused on niisugused, et pastorile suudeta palka maksta, sellepärast pastor ei viitsi jutlustada, tead. Umbes seda tüüpi asjad. ei tuleks nagu pähegi sedasi, kui loeb piiblit sedasi, et see asi käiks nagu sedapidi. et ega see pole mingisugune, selline asjale lähenemine. aga juhtub niimoodi. ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et me elame, kiitus Jumalale, me elame Eestimaal. kiitus Jumalale, et meil on praegusel hetkel on nii palju jäänud ühte vana korda, mis on jäänud meile õnnistatud aegadest. me ikka kiidame seda, meil on lasteaiad, kus antakse lastele süüa. meil on lasteaiad, kus lapsed saavad päeval voodis magada, kui nad päevaund teevad. paljud on teistes riikides ja kohtades, tassi oma toitvõileib kaasa, magad mingisuguse võimlemismati peal põrandal seal ja see on sul see lasteaed. kui tullakse nendesse endisse Nõukogude Liidu maadesse, siis mõtlesin, vau, siin söödetakse, joodetakse. lapselaps ütled, lähed kooli, sa lased piima, sealt võid lasta või tead, et sa võid
juua seda. Noh, inimesed on nagu normaalselt veel nagu elamas, ärgu kadugu see normaalsus tegelikult veel kuskile nagu ära ja et asendame selle mingisuguse muuga. ja sellepärast, kallid, see on nii teistmoodi. Ma mäletan isegi aastal, kui ma käisin, millal me esimest korda käisime Saksamaal, 89, ma mõtlen, et igal hommikul osti igal ühel üks kukkel. Tead, ja noh, et käidi poes, osteti üks kuklakene. No mina oma külalistele kunagi niimoodi ei ostaks, küll on nii, et nad eesti keelest aru ei saa, kui nad, mida ma siin praegu räägin. Aga tähendab, elati niimoodi. Tehti neid asju, tehti oma müslid, värgid ära ja osteti see kuklikene. Tead, ja siis oli nii, et noh, et seda siis ettevaatlikult vaikselt sõime ja kõht sai täis ja tänasime Jumalat. Kõhus oli niimoodi, et ükski hääl ka ei liikunud, kui seda ma meelde tuletan, 2 nädalat me seal olime, igasugused gaasid kadasid ära, kõik toit oli nii surnud, et mingit puuksu ka enam ei tulnud. Tead, ja no ütleme, need olid mu kogemused, olid sellest, ma mõtlesin, et ära suri kõik seal sees, et no, et oli sellest. Ja siis, kui nad tulevad siia meile külla, jõuavad kraani vette, siis on kõht lahti. Ja sellepärast, et nendel hakkas äkki kõik elama seal, sellepärast, et harjunud niisuguses surnud keskkonnas. Ostsin kuklikese kaasa, kuskile sisse ei pand. Järgmine päev oli nagu kivi, nagu kõva, kopsutud sellisega. Tead, me polnud harjunud sedasi, et sai saab niimoodi ühe päevaga kõvaks minna, isegi kui ta laua peal vedeleb. Tead, et noh, et ta peab olema kuskile kilesse tõmmatud ja siis ta veel püsib kuidagi. Ja sellepärast, kallid, me elame õnnistuste maal. Ja sellepärast ärme lõikame ennast lahti õnnistustest. Sellepärast, et see, vaata, ainult sellise rumalusega võib seda juhtuda, et me nagu seda teeme. Ja vaata, siis on selline lugu, et nüüd issand viibib ja no, on neid arukaid sulasid, kes nad õpetavad ja räägivad, aga teised jälle vaatavad, isand viibib oma tulekuga ja mis hakatakse tegema? Hakatakse kaassulaseid siis peksma, sööma, jooma ja purjutama. Hakatakse üksteist peksma. Kallis, kuidas on? Kas tahad üksteisele peksa anda? See on halb näitaja, kui sul on. Sa oled kehv sulane, kui sa seda tahad. Ja siis on selline, et vaata, reaalsusest ära põgenemiseks on purjutamine. Ja vaata, see on isegi vaimu täis purjutamine, võiks ütelda, on reaalsusest ära põgenemine. Ja sellepärast saage täis püha vaimu, aga ja sellepärast on see ei tähenda purjus olemas. Peetrus ütleb selgelt, nad ei ole purjus. Ja sellest mulle ei meeldi sedasi, tead, kes ütleb seda, ma olen purjus, ma olen vaimu täis. Nad ei ole purjus, on öeldud sedasi. Nad ei ole purjus, on öeldud Jumala sõnad väga selgesti. Aga meil on nagu läinud nagu mingisuguse moe asjaks, et ma olen nii vaimu täis, ma ei seisa püsti, ma olen purjus. Et noh, nagu selline. See on vale. Sa ei ole tegelikult, kui sa oled vaimu täis, sa võid issand ette maha langeda, see on okei, tead, selle koha pealt. Aga su mõistus on selge, su arusaamine on selge, ilmutused on sul olemas. Sa ei ole mitte mingisugustes nägemustes, mis on purjus peaga lihtsalt kuskil ujumas. Aga purjutatakse selle tõttu, et saab reaalsuses tegelikult ära olla. Ja nii on kergem. Inimesed purjutavad siin selles maailmas, sellepärast nad põgenevad tegelikult reaalsusest ära. Ja allakäiguredelil on palju lihtsam olla selle purjus peaga, sellepärast et vaata, siis sa nagu ei taju seda nii katastroofiliselt. Ja siis on lihtsam uskuda, et veel kõik on hästi ja ikka ollakse veel õigel teel. Aga kallid, vaja on keskenduda ja kaineneda, tunnistada oma olukorda, et tühi on kätte tulnud. Noh, ütleme, et liikumised ja värgid, seal on väga tähtis asi on see, et inimene tunnistab seda, et kuhu ta on jõudnud, kes ta on. Et ta ütleb endale tegelikult seda, mis olukorras ta tegelikult on. Ja sellepärast, kallid, vaja kaineneda ja jõuda sellesse kohta, kus sa tunnistad tegelikult oma olukorda. Aga kallid, vaata, nüüd on niimoodi, et need inimesed, kes elavad siin selles maailmas, keda saatan on jälle saanud orjastada, isegi vaata siin selles tähendamise sõnas on niimoodi, et need, kes arvasid, et isand viibib ja hakkasid sööma ja jooma ja purjutama koos nendega, kes purjutavad seal ja peksavad kasvulaseid, vaata, nad on sattunud jälle tegelikult selle vana tühja valitsuse alla. Vaata, eesti keeles on see vana tühi, tead, eks, et noh, see on see kuradi nimi tegelikult on see. Ja vaata, kui hea nimi, tühi. Tühi, mis tühi, mitte midagi seal tegelikult ei ole. Ja ta on tapra röövija ja noh, ütleme, ja hävitaja, kes ta tegelikult on. Ja inimesed on lihtsalt selles pimeduse meelevallas sellises olukorras. Ja teate, kurat absoluutselt valgust ei salli. Sellepärast, et vaata, kui kuskil on valgust, siis see paljastab neid pimeduse tegusid. Siis vaata, orjal tulevad teised mõtted pähe. Kui ta näeb sedasi, et kuule, et on tegelikult on valgus olemas, on tõde olemas. Sellepärast see vana tühi ei salli tegelikult seda, ei valgust ega tõde. Ja sellepärast ta mõistab sedasi, et ta ei saa tegelikult oma orje hoida enam kinni. Ja sellepärast nii ta on. Ja nüüd on niimoodi, et aga teate, kuidas ta hoiab kinni oma orjasid? See vana tühi hoiab orjasid kinni. Ta lubab,
oma orjadel oma pidusid ja oma orgiaid teha. ta lubab jumala rahval teha oma pidusid ja oma orgiaid. see tähendab selles mõttes ebajumalate järgi käimist lubab teha. ja nüüd on niimoodi, et jõuame selle koha peale, kus ma tegelikult teen lahti teises Moosese raamatu ja 32. peatüki ja kuldvasika loo. ja see on üks tegelikult see oma pidu, mis toimus, kui Iisrael oli Egiptusest välja tulnud, nad olid veel küll kõrberännakul, aga Mooses oli jäänud tegelikult natukese kauemaks mäele ja nad on niimoodi, et vaata, nendel oli, tead, mis probleem oli selles? Nendel oli, Jumal oli tegelikult oli kadunud, kui Moosest ei olnud. Sest et vaata, sõna ütleb väga selgelt, no ütleb selle teise Moosese 32, aga ma teen korraks lahti teise Moosese 4.16. 4.16 on õige koht, jah, kus on selliselt öeldud. tema rääkigu sinu asemel rahvaga ja see olgu nõnda, no jutt on Aaronist, et Aaron peab rääkima rahvaga. tema on sulle suuks, noh, või võiks ütelda ka prohvetiks. aga sina oled temale jumalaks. see on suure tähega siin lausa meile kirjutatud, et Mooses, sina oled Aaronile, oled jumalaks, sina oled jumalaks ja tema on suu. ja nüüd on niimoodi, see jumal läks mäe otsa, no Mooses ikkagi inimene, ega ta sellepärast jumala tasemele ei saanud, aga Aaroni tasemele ja selle rahva tasemele, nagu see rahvas ütles, et kuule, et ega me seda jumalat näha ei taha, et suhtle ise sellega ja too meile sealt teateid neid, eks. ja nüüd on niimoodi, seda jumalat ei ole ja rahvas on tegelikult sellises olukorras, et nad tulevad nüüd Aaroni juurde. Suu oli jäänud tegelikult, see prohvet oli jäänud mäe alla. Joosoga koos veel mindi sinna teatud kõrgusele või kus seal oli, sest et noh, aru saada, et Mooses läks üksinda sinna lõpuni mäe peale. aga nüüd on niimoodi, et Aaron on seal ja inimesed kogunesid Aaroni ümber, see 32. peatükk algab nii. siis rahvas kogunes Aaroni ümber ja ütles temale, võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes meid tõi välja Egiptuse maalt. ja sellepärast on see kallid niimoodi, et jumalaid saab teha, neid saab täitsa lihtsalt teha ja tegelikult hakatigi tegema. ja siis oli niimoodi, et siis tuli kõigepealt ohvriteenistus, rebige ära kuldrõngad, mis teie kõrvus on naistel ja poegadel ja tütardel, tooge need mulle. ja kogu rahvas rebis ära kuldrõngad, mis neil kõrvus olid ja need tõid Aaronile. tema võttis need nende käest vastu, töötles lõikeristaga, valmistas valatud vasika. ja siis nad ütlesid, see on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. ja kui Aaron seda nägi, ehitas ta sinna selle ette altari, Aaron hüüdis ja ütles, homme on issanda püha. ja oligi tehtud see, võiks ütelda, see orgia valmis, see pidu oli valmis tehtud. ja vaata, jumala rahvas saab teha niimoodi, nii nagu seal ütleme Laodeekia koguduses, meil on kõik hästi, me võime teha need peod ja värgid, teeme lihtsalt, see ei ole mitte midagi, meil on kõike küll. küll me teeme need ise, need asjad ära. ja siis ongi niimoodi, et nad teevad selle ära. ja nad ütlevad, et homme on issanda püha. Nad ei ütle, et vasikapüha. Homme on issanda püha, nad tegid sedasi. no eks ma usun sedasi, et me nagu mõistame sedasi, et vaata, need vasikad ja värgid, need pildid tulevad ette pankadega seoses või ütleme, et isegi Rakveres on see veis sinna mäe peale pandud, ütleme, et vaata, see on see jumala mõttes tegelikult tehakse neid asju. no nii, jätame praegusel hetkel selle ka sinna. ja nüüd on niimoodi, et Mooses on mäe peal, Mooses saab automaatselt jumala käest info ja nüüd on niimoodi, issand rääkis Moosesega 7. salm, mine astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid ära Egiptuse maalt välja, on teinud pahasti. Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia, nad on kummardanud ja ohverdanud sellele, siis ühesõnaga nad on teinud valatud vasika, on veel enne öeldud, jah, ja siis kummardavad ja ohverdavad, et see on su jumal Iisrael, kes sind tõi välja Egiptuse maalt. ja issand ütles, et ma olen näinud, see on kangekeelne rahvas ja siis jumal tahab hävitada seda rahvast, aga Mooses ütleb, ära tee seda ja ütleme, toimuvad need asjad. Nüüd Moosesel on täielik informatsioon, mis toimub. mitte kellelgi teisel, ei Aaronil, ei isegi Joosal, kes siis oli seal kaasas temaga seal, mäe pealt tulid lõpuks koos, eks, mitte kellelgi teisel ei ole. no üks osa oli tegelikult oli veel, leviidid, nende juurde jõuame ka, aga alguses nendest nagu ei räägita. aga üldiselt oli, kõikidel oli pidu, kõik oli lahe, kõik seal olid niimoodi, pidasid oma pidu ja sellepärast, et jumal oli, kõik oli, pidu käis, kõik oli nagu selles mõttes hästi. nüüd, kui nad tulevad, siis on niimoodi, et 17. salm, kui Joosa kuulis rahva häält ja valju karjumist, siis ta ütles Moosesele, leeris on sõjakisa,
rahvas on võidukas praegusel hetkel, nad on läinud vaimsesse võitlusesse, nad seal tõstavad sõjakisa vaenlase vastu praegusel hetkel. Aga tema vastas, ei ole see võiduhüüd, ei ole see kaotuse kisa. Mina kuulen laulu häält, see on lihtsalt laulmine, see on lihtsalt laulmine ja jumala rahvas võib ka lihtsalt laulda. Ma mõtlen sedasi, et ma vahest nagu mäletan seda, et kui Riias ka käisin nendel konverentsidel lihtsalt oma niisuguse elamuse, vahest oli seal mõni super gospel koor toodud sinna, no ütleme Kristlaste omale toodud, laulsid nii tead, nii ägedad, mina ootasin, millal see ära lõpeks, et tuleksid Aleksei laulud, kus taevas langeb. Sest seda võimlemist ma ei viitsinud ausalt öeldes vaadata ja kuulata, sest ma ootasin sedasi, et see oli minu jaoks lihtsalt laul. Ei olnud see mingisugune võiduhüüd, ei olnud see kaotuse kisa, see oli lihtsalt laul. Ja sellepärast on see niimoodi, et Mooses ütles sedasi, et praegusel hetkel ei ole seal mitte kui midagi muud, seal lihtsalt nad ise praegusel hetkel lihtsalt laulavad seal. No nii, ütleme, et asi sai nagu selle koha pealt selgeks. See süü tegelikult langes Aaronile, sellepärast et Mooses ütleb Aaronile 21 salm, mida see rahvas on sulle teinud, et sa oled nende peale toonud nii suure patu? Et Aaron ei osanud nagu seda asja nagu pidurdada. No ja siis nad ütlesid mulle 23, tee meile jumalaid, kes käiksid mees ja, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega. No rahvas lihtsalt tellis. Kallid juhid ei ela niimoodi, et rahvas tellib, et rahvas midagi tahab. Ja sellepärast, aga Aaron tegi seda. Ja 25 salm, kui Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla, sest Aaron oli nad siis valla päästnud, kahju rõõmuks nende vaenlastele. Ja teate, siis toimub järgmine asi. Ja kui nüüd on niimoodi, et kui see Aaroniga on ka see vestlus nagu ära olnud, siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles, kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Tulgu need, kes peol ei osalenud. Ja siis tulid. Ja kogunege ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad. Ja ta ütles neile, ta ütleb issand, Iisraeli jumal, igaüks pangu oma mõõkvööle, käige edasi-tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu see oma vend, sõber või sugulane. Leevipoegadel ei olnud ka sugugi mitte kerge. Aga nendel ei olnud ka kerge sellel hetkel, kui teised pidutsesid ja nad vaatasid, et meie selle vasiku ümber tantsu lööma ei lähe. Meie teda ei kummarda, ja sest nad lihtsalt pidasid vastu tegelikult selle momendi. Ja kallid, nüüd ütleme, teen oma selle kaustiku koha lahti ja katsun siit lugeda need salmid ka veel ära. Loen kas või tagurpidi veel mõned kohad. Ta lubab orjadel oma pidusid ja orgeid teha. Ja see tähendab olla seal ebajumalate ümber käia ja tantsida. Nagu kui Mooses oli mäe peal, rahval oli rõõmupidu, tegid endale jutumärkides jumala ja pidutsesid, tegid ise endale rõõmu ja oli raske aru saada, mis see on. Sest et vaata, kui on rõõm, siis on see selline, on niisugune, et raske nagu eristada, mis on. Moosesele issand ütles väga selgelt, et ta on pahasti tehtud praegusel hetkel, Jooso ka ei mõistnud seda asja. Aaron korraldas rahva tahet minu puudumisel. Mooses oli jumal, selle juurde ma juhtisin juba tähelepanu ja Aaron pidi olema tegelikult selleks suuks ja prohvetiks, aga tollel korral ta tegi ise rahva soovil neid jumalaid. See on nagu Laodekia koguduse olukord veel, kõik on hästi, ainult vaimulikult ollakse pimeduses. Sest et seal ütleme, mis seal kuldvasiku juures oli, see oli täielik vaimulik pimedus tegelikult, mis sündis. Issand on ukse taga, ma koputan, tahan sisse saada, tahan tulla jälle oma kohale, kogudused, tahan tulla oma kohale Eesti, Euroopa, Ameerika ja nii edasi, kõik maad ja rahvad. Issand tahab tegelikult tulla oma kohale. Ja mõne rahva hulgas on veel, kus tal nagu seda kohta päris ei ole olnud. Ta tahab sinna ka veel nagu tulla. Aga vaata, meie oleme juba selle rahva hulgas, kus on juba sajandeid, on issandaks olnud jumal. Ja vaata, sellepärast on niimoodi, ta ei taha seda kohta kaotada. Ta tahab tulla jälle tegelikult selle oma koha peale. Ja äkitselt tuleb templi juurde issand. Ja sellepärast see on see Malakia 3.1 teen ka selle koha teen lahti. Äkitselt tuleb, issand tuleb. Sest et kallid, eks te tea, et te pühavaimu tempel olete. Meil on need Tobiasedki juba need laulud osanud teha ja et see nii meie rahvaga on. Ja nüüd on niimoodi, et 3.1 ja vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. Äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb väged issand. Aga kes suudab taluda tema tulekupäeva, kes jääb püsima tema ilmudes, sest tema on nagu sulataja tuli, nagu pesupesija leelis. Ta istub ja sulatab ja puhastab, õpetab, puhastab leevipoegi, selitab nagu kulda ja õpetat, siis nad toovad issandale
õige ohvrianni. kallid, vaata, kui Mooses tuli, kui jumal tuli selle kuldvasika juurde, siis ta jahvatas selle ära. saad aru, vaata siis see kuld saab peenestatud, sulatatud, puhastatud ja ja nad jootis sisse ja ütleme, omamoodi see lugu, kuidas seal sellel korral tehti. aga kallid, vaata, kui issand tuleb, vaata issanda tulek, vaata issand ei olnud sellel rõõmupeol, mida inimesed ise tegid. aga kui issand tuli, siis võeti mõõk välja, sõna võeti välja. kiitus Jumalale, et meil on praegusel hetkel sõnamõõk, et meil ei ole siin mingisuguste teiste mõõkadega vehkimist ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, see sõnamõõk tegelikult, millega Leevi pojad käisid ja käisid sellises mõttes, ma mõtlen, et vanasti oli niimoodi, et vahest oli et inimesed läksid maale evangeeliumi kuulutama ja ütleme, see oli selline sargoon, mis ei ole ilus tegelikult, et inimesed vahel omavahel nii pilkavad, ütlesid, me läheme vanu inimesi tapma. Ja nagu sellises mõttes, et kellel on vana loomus, et saavad päästetud ja tapame need vanad inimesed ära, saavad uued inimesed, nii ei sobi rääkida, aga see on selline. aga vaata, piltlikud mõttes on see praegu, kui see nii terav pilt, et olgu sul see vend või õde või lähedane, sa võtad selle mõõga välja ja ütled, nagu päriselt on. et mitte ei ole sedasi, et oih, see on mul niisugune sugulane, ma praegusel hetkel peidan jumala sõna ära, et katsume kuidagi niimoodi leebemalt hakkama saada, nagu võõras, siis sellele veel võtan nööbist kinni ja keeran seda nets. aga et omaga ma küll niimoodi tegema ei hakka, sellepärast, aga Mooses ütles, et ei, lähete ja kõigile tegelikult ütlete praegusel hetkel. ja tegelikult olid need Leevi pojad, sellel hetkel olid tegelikult see rahva õnnistus. ma ei lähe sinna tagasi lugema, aga selle tõttu tegelikult õnnistus tuli sellepärast, et olid need õiged veel, kes olid järgi jäänud. kui Jeesus tuli viimast korda Jeruusalemma, ta tuli templit puhastama, tuli sinna korda looma ja sellepärast, kallid, issand on ikka huvitatud nendest templitest. kallid, see jutt täna on minu rahvale, kes on minu unustanud ja elavad ise ilma minuta. ja ei kuulata enam minu häält, sest minu häält kuulata, see tähendab seda, et on õnnistused, aga kui õnnistused hakkavad tegelikult ära kaduma, siis see tähendab seda, et ei kuulata issanda häält. puudus on kõigest, on varandusest, on elatisest, on tervisest, on hingerahust. ja kõike seda tegelikult hakatakse asendama psühholoogide ja igasuguste nõustamiste ja lahendamiste ja värkidega. aga tegelikult on see niimoodi, et Jumala juurde tuled, Jumal vabastab meid, me oleme tulnud vabastama, ebajumalat tuleb kõrvaldada, kõik tehakse nagu korda. aga vaata, kui see selline, ütleme, tagurpidi käik tuleb, siis kõik need vanad asjad tulevad oma koha peale. kõik väheneb, vaenlane valitseb, hingevaenlane valitseb, rahvaste valitsejad on vaenulikud oma rahvaste vastu. praegusel hetkel on nii palju seda olukorda, et rahvaste valitsejad on vaenulikud oma rahva vastu, mille pärast? sellepärast, et hingevaenlane, selle maailma vürst on valitsemas ja vaata, see lihtsalt kopeerub, lihtsalt kopeerub nende kaudu meie peale siin selles maailmas. ja nad on vaenulikud oma rahva vastu, sest et selle maailma vürst on hingevaenlane, on inimeste vaenlane. ja kui ta on troonil, siis need asjad tegelikult sünnivad. ja nii, aga meie nüüd, veel üks lõik on nagu sellist. Teie, kes mind ei unusta, saate elada siin selles maailmas võõraste ja majalistena kõigi nende olukordade keskel, eranditena selle maailma keskel, omades rahu, omades rõõmu, varustust ja õnnistust. ja nii see peabki tegelikult olema. peate maailmas olijatele olema nagu selleks, kes te teete neid kadedaks. ärge kadestage maailma, ärge joonduge maailma järgi, selle ajastu mõtteviisi järgi. Teie mõtted ja teed peavad olema ja tulema tegelikult ülevalt. ja te peate olema ülevalt juhitud. ülevalt juhitud Jumala lapsi on vähe. ülevalt juhitud Jumala lapsi on vähe, sest lihtsalt on kergem igale peole minna, eks. ja nad on teistele arusaamatud. issand tegelikult pühitseb ja eraldab teid sellest maailmast, neid, neid, kes on issandale veel kuulekad, kes elavad siin nii, et nad ei unusta issandat ja elavad võõrastana siin selle maailma keskel ja isegi kristluse keskel elavad võõrastana. Te ei tunne end mugavalt maailmaliku kristluse keskel. Te ei tunne ennast mugavalt maailmaliku kristluse keskel. kallid, kes sa seda tunned, sul ei ole mitte midagi viga, sinuga on täiesti korras. sellel vasikapeol sa ei saagi ennast mugavalt tunda. Absoluutselt ei peagi tundma, ära süüdista ennast, et miks teised on rõõmsad, miks ma ei ole. Et mis mul on juhtunud, mitte midagi ei ole juhtunud, kõik on korras. ja et sa Aaroni peol
ennast hästi ei tunne, ära sellepärast üldse põe. Olete need leviidid, kes ei osalenud sellel peol. See polnud kerge hetk selle peo ajal nendele, kes olid sellest peost kõrval. vaata, kui pidu käis ja sa oled peost kõrval, sul on niisugune, no mis värk, et miks mina siis ei ole, mis muuga on juhtunud. ja kallid, vaata, see on, kui Vormsi saare peal tuli ärkamine, siis 2 need uskliku kooliõpetajad, kes olid Vormsi saare peal, olid pulmad. Ja nad olid kurvad seal purmas, no lihtsalt tavaline Eesti rahva niisugune ja mina olid seal Rootsi rahvast ja kõiki, kes seal saare peal juba oli, eks, sellel ajal. ja nemad panid pidu, aga nad hakkasid nurgas nutma. aga vaata, see nutt haaras lõpuks niimoodi, et tegelikult sellest pulmast sündis ärkamine ja sellepärast, et olid need leviidid, kes elasid tegelikult seda hetke kurbuses üle. Just pulmapeost tegelikult tuli ärkamine. Ja see polnud kerge hetk, ühesõnaga nendele, kes sellise peo ajal oled nagu teises olukorras. aga kui tuli Jumal, tuli Mooses, ütleme sellel hetkel seal vasikapeole, siis kõik sai oma kohale. ja siis need korraloojad olid oma rahva õnnistuseks. Vaimne mõistab kõik, aga teda ei mõista mitte keegi. See on see 1. Korintuse 2:15. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind selle tänase sõnumi eest. Ja me täname sind, Jumal, et sa oled selle sõna andnud. Ja me täname sind, Jumal, et sina eraldad, sina pühitsed, sa tunned omasid, sa tunned neid, kes sind ei unusta, sa tunned neid, kes su häält kuulevad, sa tunned neid, kes on kuulekad sinule, kes järgivad sind. Ja lihtsalt me tahame seda tegelikult olla. Ja sellepärast, isa, me palume seda, et see, mis ümberringi siin selles maailmas toimub, mis on siin selle maailma meelsuse tõttu, mis on lihtsalt mingisuguse leige kristluse tõttu, Jumal, me palume lihtsalt seda armu, et me leviitidena, selle valitud rahvana võiksime püsida omal kohal ja alati ära tunda seda, kus oled sina, issand. Ja oodata sind, millal sina mäe pealt tuled ja millal sina need õnnistused meil avad. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime sind usaldada kõiges. Jeesuse nimel. Amen.